Kuidas läheb? Meiega on taas kindral Jack Keane, Fox Newsi vanem analüütik. Kindral Keane, aitäh, et olete meiega. Täna on palju infot ja uudiseid. Ja ma tahaksin alustada paludes teie hinnangut, härra. Me oleme väga heas olukorras. President suurendas panuseid iraanlaste vastu. Nad alustasid Hormuzi väina sulgemisega ja siis saavutasid relvarahu. Tõenäoliselt tundsid nad end selle üle väga hästi, kui neil vedas. Ja vaata, mis siin juhtus. Me kehtestasime blokaadi, see oli president Trumpi otsus. Ja kõik muutus selle tulemusena. Ja selle põhjuseks on üsna lihtne. Nüüd hoiame seda kindlalt enda käes. Kogu tulevane elujõulisus, kogu Iraani majandus riigina. Sest nad sõltuvad riigina 100% naftast, mida me nüüd blokeerime. Takistades selle sattumist nende kätte nafta ja sellest saadava raha jaotamise mõttes. Seega oleme väga heal teel. Aga mina ka, tänu nendele 47 aasta pikkusele kogemusele iraanlastega tegelemisel. Ja ma tegelesin Iraaniga kui vastaspoole riigiga. Enamiku oma sõjaväelisest karjäärist tegelesin ma sellega. Ja ka pärast seda olen nende tüüpide suhtes üsna skeptiline, Larry. Teisisõnu, mida me peame siin arvesse võtma, on see, mida Iraan meie läbirääkijatele lubab. Ja mida nad tegelikult teevad, kui nad allkirjastavad deklaratsiooni ja seejärel selle ellu viivad. Sest see võib olla hoopis midagi muud. Niisiis, miks ma olen skeptiline selle suhtes, mida nad teha tahavad? Nad tahavad seda relvarahu võimalikult kaua pikendada, sest see on keeruline. Ja me peame detailidega tegelema ja seda protsessi pikendama. Seda nad ongi varem teinud. Me peame keskenduma ja neile survet avaldama. Meie ülesanne on neile survet avaldada, et nad lõpetaksid kõik kokkulepitud tähtajaks ja sõlmiksid lepingu. Ja siis peame üksikasjad võimalikult kiiresti paika panema. Ja selleks, et tagada, et kõik, mida nad ütlevad, et nad kavatsevad teha, ka tegelikult täidetakse, peab olema eraldi protsess, mis seda täpselt kontrollib. Ja see tähendab luba siseneda Iraani igal ajal, igasse kohta, ilma ette teatamata, igal ajal ja igale poole. Seda pole kunagi juhtunud nende 47 aastas ajaloo jooksul, kaasa arvatud IAEA-ga. Neile öeldi, kuhu nad võivad minna ja kuhu mitte, ja me peame selle paradigma murdma. Me tegeleme kogu selle varasema protsessiga, kuidas nad kontrollisid inspektoreid ja kuidas nad kogu selle aja jooksul pettust tegid ja valetasid. See režiim pole muutunud. Pea meeles, mis siin juhtus, Larry. Ja sa tead seda, sest me oleme sellest juba rääkinud. Me muutsime nägusid ja nimesid. Me ei muutnud ideoloogiat ega režiimi ennast. Nad on ikka veel seal, tegutsevad omakasu nimel ja otsivad parimat viisi, kuidas taastuda. Näiteks näitavad luureandmed, et nad üritavad kiiresti taastada oma ballistiliste rakettide programmi. Suur osa on rusude all, samuti ka nende raketiheite seadmed. Me teame, et neil on umbes 1000 raketti, mida nad pole veel kasutanud, ja umbes 100 raketiheite seadet, ja nad taastavad kõik ülejäänu. Nüüd, miks nad kogu selle vaeva näevad? Tõenäoliselt sellepärast, et tulevikus nad ei muutu mitte üks raas. Ja me peame seda skeptilisust säilitama. Ma ei alaväärista seda kokkulepet. Ma lihtsalt püüan tuua natuke realismi ja selle kohta, kellega me siin tegemist teeme. Ja meil on olemas ajalugu ja tõendid selle kohta, millest ma räägin. Ja? Me peame olema väga ettevaatlikud sellega, mida me siin nendega teeme, teades, kellega meil on tegemist. Ma saan aru, et läbirääkijatel on kalduvus muutuda eufooriliseks, kui iraanlased ütlevad, et nad teevad X, Y ja Z. Need on ainult sõnad. Nad kirjutavad alla paberile, öeldes, et teevad X, Y ja Z. Ma sain aru. See on ainult üks paberitükk. Miski sellest ei ole tegelik elluviimine enne, kui me ise sinna lendame. Eemaldada kõrgelt rikastatud uraan. See on nüüd tõeline asi, eks? Lisaks kõigile teistele asjadele, mida me peame ka kontrollima. Olen täiesti nõus. See on usaldamine. Aga kontrollimine 100. astmesse. Sul on täiesti õigus. Muidugi on sul õigus. Ma arvan, et selles on väga oluline see, mida härra Trump ütles.
Mereblokaad jääb täielikult jõusse ja kehtib ainult Iraani suhtes. Kuni hetkeni, mil meie tehing Iraaniga on lõpule viidud. Ja ma tahan öelda, et on oluline hoida kontrolli, et katkestada nende rahanduse ja majanduse voog, ja neid kurnata. Aga kuni kirjeldatud protsess on lõpule viidud, on see keeruline. Nad ütlevad, et see saab olema rikastatud uraani üleandmine iraanlastelt ameeriklastele. Nagu ta märkis, pole seda kunagi varem juhtunud. Nad ei lase isegi rahvusvahelisi inspektoreid sisse, mis ütleb kõik ära. Me peame koostama hoolika protsessi ja vaatama, kas see töötab. Kui nad lubavad sellel toimuda, enne kui teeme mingeid järeleandmisi. Meie väed peavad koha peal püsima ja embargo peab kestma kuni operatsiooni lõpuni. Ja on veel üks asi, mida peame meeles pidama. Peame säilitama valmisoleku lahingusse naasmiseks. Keegi ei taha seda kuulda, ma saan aru, sest me oleme lõpusirgel ja kõik on rahul. Aga see on tõeline jõud. See aitas meil jõuda sinna, kus me praegu oleme ja me peame seda alati meeles pidama. Ilmselgelt ei lähe meie lahingujõud selles piirkonnas kuhugi. Iisraeli väed ei lähe kuhugi, nad ei lähe kuhugi. Ja me ei saa seda teha. Me peame selle kokkuleppe lõpule viima, selle avalikustama ja tundma end sellega hästi. Me peame tagama, et oleks distsipliin ja hoolsus, et neid tõesti sundida täitma seda, mida nad ütlevad, et nad täidavad, või täitma seda, millele nad alla kirjutavad ja kirjutama üles, mida nad täidavad. Varem olid need asjad üsna erinevad ja ma arvan, et me oleme nende tähelepanu saanud. Ma ei eita, et meil see on. Ja nüüd kontrollime neid nagu kunagi varem. Selle kõige juhtumiseks on põhjus. Sest meie toetus siin oli president Donald Trump. Ta nõudis seda. Tema, kui nad kahekordistasid, kui nad arvasid, et on panuseid tõstnud ja sõja peatanud, ning neil oli see eelis ja hoog, et end kõige selle juures hästi tunda, siis võttis tema ohjad enda kätte ja andis käsu kehtestada blokaad. Mitte ainult seda, vaid pea meeles, ta andis ka käsu väinad avada, mida me siiani teeme, kaitsta välismaalasi ja laevu eskortida. See oleks teine etapp. Ja tõenäoliselt pole seda praegu vaja, kuid ettevalmistused käivad juhuks, kui see peaks vajalikuks osutuma. See, mida me iraanlastelt kuulsime, on head uudised. Et nad avavad väinasid ilma laevade edasise hirmutamise ja sundimiseta. Ja loodame, et see on tõesti nii. Ja seetõttu ei pea me seda teist operatsiooni tegema. See on väga hea uudis. Aga me ei saa selles ka kindlad olla. Ma mõtlen, ma lugesin seal tead küll neid teateid. Ja nad sidusid Hormuzi väina avamise Liibanoni ja Iisraeli vaherahu saavutamisega. Tundub, et alati on palju tingimusi ja nad ei mängi ausalt. Nii et sinu mõte on kehtestada. Me peame kontrolli säilitama. Ja ma arvan, et president Trump teab seda. Me peame kontrolli säilitama. Võiklusväed peavad olema valmis. Me peame kontrollima Pärsia lahte, Hormuzi ja Omaani väina. Raha ja nafta liikumine tuleb peatada, säilitades samal ajal surve. Selle tehinguga ei ole kiiret. Ma ütlen, et seda tuleb teha väga ettevaatlikult. Ma kardan, et mõned arvavad, jah, selleks nädalavahetuseks on kõik tehtud. Ei, see ei ole võimalik. See on aega nõudev protsess. Kas ma võin midagi lisada, Larry? Muidugi, ühe teemaga, just. President säutsus täna, Iisrael ei tohi Hezbollahad pommitada. Ja ma arvan, et see on üks põhimõtteline arusaamatus. Vaherahu kokkuleppe tingimuste kohaselt, millega kõik osapooled nõustusid, on see vaherahu Liibanonis, mille Hezbollah, Iisrael ja Liibanon on vastu võtnud. Nende tingimuste kohaselt lubatakse Iisraelil läbi viia õhu- ja maapealseid kaitseoperatsioone. Kui Hezbollah annab märku, et plaanib rünnakut, kui rünnak on peatne või kui see on juba käimas. Seega on Iisraelil õigus end kaitsta, kasutades maismaa ja kindlasti ka õhujõudu, sest see annab neile eelise. Ja kindlasti oleme seda näinud viimase 6-7 nädala jooksul ja kindlasti on see, mida Iisrael omab. Tahtsin lihtsalt selle arusaamatuse selgeks teha.
ma arvan, et president reageeris ründavale operatsioonile, mis toimus mitu päeva tagasi Beirutis, kui mõned korterelamud said tabamuse ja hävitati. Miks? Hezbollah muutis need kohad operatsioonikeskusteks ja ajas elanikud välja. Nad tegid seda nii kristlikes kui ka juudi linnaosades. Ja selle tulemusena oli ka mõned tsiviilohvrid kõrvalkahjudena. Tahtsin lihtsalt selle punkti selgeks teha. Ja kindlasti on president nüüd sellest eksitavast infost teadlik. Aitäh, härra! Aitäh, kindral Jack Keane! Aitäh teie tarkuse ja arusaamade eest! Hindame seda väga kõrgelt!